Hei tervitus, selles videos kutsun sind kaasa kohtuma ühe tõelise meistriga. Lähme Eesti kagunurka Misso taha lausa välja ja seal kohtume Ernst Tibulaga, kes on tõeline puutöömeister. Üldsusele rohkem tuntud võib-olla nime all Sibula Ärni ja tema ettevõtmine Ärni puitkäsitöö on kindlasti väga paljudele tuntud. Selles video esimeses osas räägime temaga rohkem vikati löö valmistamisest ja kõigest sellest tarkusest, mis temale on aastate jooksul ja põlvkondade jooksul kogunenud. Nii et igal juhul minul oli küll väga põnev kohtumine ja sain palju uut ja huvitavat teada. Loodan, et see video meeldib ka sulle, nii et lähme siis talle külla. Sisemised torud, need ka sobisid. Siit ma saan tegelikult isegi vist ühe lõigata. Palju see on? See on päris jämeda seinaga. Aga nad on jämeda seinaga. Aga kui mul ei ole võtta, mis ma teen? Siis sobib, on ju? Näed, see põhimõttes 38. No siin hakkab ka varre otsast. Mul on neid klambreid. Näed, kus ma tegin. Jämedad torud ma lõikasin lõhki. Kui ta oli mingi 50. Nii. Lõikasin jupi vahelt, keerasin kokku, painutasin uuesti kokku, keevitasin kinni. Näed. Et ühe selle tegemine juba metsik aeg. No nüüd ma keetsin uuesti, mida see televisioon jääb ilmisse. Ma ei tea, ma vaatan sulle, kas ma üldse saan selle... Tead ära sa selle ma pean sebima endal ise need torud kusagilt. Mida õhem sein, ta võib olla ju, mis ma pakun sulle välja, 0,8 paksusega, seda parem. Hakkad torusid otsima, avastad, et jälle probleemi eest, täpselt sama, mis vikati terad. Ma ütlesin sulle, need metalli kokkuostud, nad on ju erinevad, aga Võrus ma ei tea ju mingi kuradi maafia. Nad ei müü mitte, ei taha müüa. Klambreid on ka neid. Ei taha klambreid, toon kõik jama, mulle on toodud ja mul on seal terve unik noid klambreid. Klamber ei pea, ma ütlen kohe ära. Et sekene see toru oleks kõige parem. Toru kõige parem ja need kiilud annan nõu sulle vähemalt. No, tugevast puust, nad võivad vahtrast olla, nad võivad kasest olla. Tugev puu peab olema. Ma vaatasin Eesti Rahvamuuseumis näidati. Seal lõikas oli ka kuusest, aga tampis kuuse oma, et see siit samast saab sellest samast. Ma ei, too ei ole, kiil peab ikka tugevast olla, too ei ole kõige õigem. Vaata, teda on vaja ära võtta. Ja edasi tagasi, aga kuusk nagu niimoodi, siin ta ei pea nii kaua, sa võid muidugi ja tehaksegi nagu mingiks ajaks nagu neid käsi, inimene tuleb ja oi, ma ei saanud hakkama, proovisin igat moodi, keerasin metalltorust. No metalltorust, no palun väga, noh. Kas sa neid ka, ma nägin videos, sa keetsid? Keetan, jah. No minu rõhk on kvaliteedil, vot milles on asi. Mitte mingisugust, ma olen sellest Hiinas toodetud asjadest nii ära vihastanud, et seda teal ma ja mu perekond, ma ütlesin, toodetaksegi ebakvaliteetset ja siis on see Eesti rahvas 30 aastat seda odavat kaupa ostnud. Täna ostab 2 päeva pärast, nädala pärast prügikasti ja ongi mingisugune prügi tootmine sõna otseses mõttes. Aga kuidas vanasti kui tehti, siis tehti selle mõttega, et mul ei ole nii palju aega, et mõne päeva pärast uuesti hakata seda asja tegema. Et see asi kestaks, vot milles on asi. Ega seal oli vaja selle tööriistaga tööd teha. Tööd teha ja et see kestaks, noh. Ja selle pärast nad võlusidki välja. No siin oli küll kõverik, mu käest ongi küsitud kõverik, täitsa spetsiaalselt, kui sa õieti ta varde paned, ütleme õige pöördesse. See jääb sul siia ju, ta ei sega su niitmist, kõverik ei sega niitmist. Siin ongi, näed, mul on see kallak löödud alla poole, et ta jääbki, näed, niimoodi pidama. No selle pealt õige, aga seda ma tahtsingi näidata, et seda saad ju pöörata igas asendisse. Aga need pööratakse niimoodi tegelikult.
no ma saan nüüd praegu, ma ei peagi varde panema, et kui seisa, pane jalg korraks peale siia varda, et kui tera küljes oleks, siis ta poleks pööranud, et kui niimoodi maha paned vikati, siis vikati tera ots tuleb selle igal niitjal, kõikidel on jala eri pikkus, tuleb täpselt siia alla. Okei. Seda saad reguleerida käepideme muutmisega jagamatsu. Et siis on õige nurga all. Siis on see käepide, noh, siis ta on sul niimoodi, et ta ei hakka nagu maa sisse jooksma. Et kui ma nüüd näed, ütleme, siin on tera küljes. Siin on tera praegu niimoodi. Just. Kui ma siit natuke lahti lasen, liigutan seda ülespoole, siis see tähendab, et tera läheb allapoole siit. See ots langeb ju. Kui ma panen sinna poole, läheb ülespoole. See ots kohe mängib sellega. Ja selle kõrgus ma ei saa siin püsti panna. Ma ei saa püsti panna, ma saan rääkida. Kui vikat on otse sirgelt maas, siis see igale niitjale naba kõrgusele. Okei. See on siuke rusika reegel, loomulikult noh. Sentimeeter paar ühele poole, teisele poole, see midagi. Iga üks timmib ise endale. Perenaise vikat on umbes siukese vahega, noh. Ma ikka niidan, kuigi minule jääb ta madalaks, aga palju ma siis niidan, nüüd ma ei niida. Ma ei liida lehma heina enam, aga kui ma hakkaks mingi tund 2 niitma, siis ma reguleeriks muidugi täpselt, et hää kerge niita. Ja näed, kui ma kuivama panen, tähendab kõige parem, et lõhesid üldse vältida. Mul on ka osadel on lõhed, aga et lõhesid, kui tahad täitsa vältida, siis lähedki külmal ajal. Nüüd, kui ta hakkab külmetama, lähed neid kuusevahvsid. Kui ära koorid, soovitan sulle, vaks jätta koorimata. See ei lase lõhki minna otsa. Pärast, kui ta on ära kuivad, siis koorid otsa ära ja siis saad juba. Aga sa ütlesid selle pikkusega, no mingisugune, seda ei ole otseselt mitte kusagil, nii palju kui sa otsid ei ole. See pikkus, ta hakkab seda vikatit maas just see sama käepideme kõrgus. Kui ma lasen käepideme allapoole, hakkab vikati tera vastu allapoole mille. Kui ma tõstan ülespoole, tuleb vikati tera ülespoole. Ta ongi niimoodi, ma silma järgi nagu löön, et ma jätan natukene siia. Aga siin hakkab rolli mängima. No, mul oleks meeles. Teine nurk hakkab rolli mängima. Aga teise nurga panen ma tegelikult niimoodi kinni. No, ja toi tähendab. See on enam-vähem naba kõrgusel. Sa mõõdad nööriga, jah? Ja ta ei lähe Pärnumeeste mõõtmisega kokku, ma ütlen ära kohe. Aga terve Setomaa nurka, näed? Nii, näen. Et see tähendab käepideme alt nurka ja see peab, näed. No, aga nüüd ma näen ära juba, et ta ei lähe rõngast välja, tähendab, ma võingi augu siia teha, kus tal nagu on. Sellepärast, et pärast ma tõmban, pärast saab natukene reguleerida. Millimeetri ma tõmbasin. Seda öeldakse, mu vikat on nulli pandud ja ma võin seda tehnoloogiat nüüd edasi aretada. Selle niitme sellega on sul kõige kergem niita, selle nurgaga. Oled kõva mees, noh, pane kurat 2 senti laiemaks. Paned 2 senti laiemaks, näed, 2-3. Mis nüüd juhtub? Nüüd juhtub sihuke asi, ta hakkab maru palju sulle ette võtma. Ta hakkab maru palju ette võtma. Aga siis peab sul ikkagi füüsis ka hää olema. Või on siis ka väiksem kerge mein, siuke pehmem? Jah, et mõjutabki selle, kui suure koguse, et oi, ma olen nüüd kõva mees, mul on ahtel panel, tõmban selle nurga 2-3 senti, jah, ta hakkabki sulle murdma. No siis peab ikka super tera ka olema, ma ütlen ausalt.
aga see, mis ma näitasin, see 0, see ongi nagu seda kõige rohkem levinud. millest hakata siis lähtuma? Ja mitte sissepoole küll ei tohi olla, siis ta ei hakka sul niitma. Ta nagu, ta ei võta mitte midagi enam ette. Et vaata, kui niimoodi panna. Ma olen kuulnud seda. Sa said aru? Jaa, ma olen kuulnud seda, et 3-5 sentimeetrit jookseb sisse. No ta on seina pealt mõõtmine, siis seina pealt Pärnu poolt või kus nad on siin laatates on, et oi, ma olen seal Pärnu poolt, et mul käis siin üks Pärnu talunik ja mõõtis seina peal, minu igasugused kurat, et kus ta, ma ei mäleta, siin sama nuka peal jooksis. Ta ei jooksnud selle Pärnu mehe süsteemiga kokku. Aga nendel on jälle 2 pulgaga, seal võib-olla kehakuju teistmoodi. Ta ütles, et asend on teine. Ta ütles, et ega temal ei ole sellega. Ja seal võib-olla ongi teistmoodi siis mõõtmine, kui sa 2 pulgaga. Sa võib olla äkki selle terakuju ka kuidagi, kas on sirgem või... Ei, ma olen tolle peale mõtlen, et kui 2 pulka on kehakuju kindlasti, aga no jumal küll terve lapsest peale ja mu vanaisa tegeleb. Ja kui palju vikateid ma olen, mitte keegi pole kurtnud selle süsteemi peal. Ja ka netist ma leidsin, Ukrainas panevad niimoodi. Panevadki ka 0. Ja ma olen ka näinud selle nööriga mõõdavad. Ja see ongi 0 ja seda, vot seda. Aga sa küsisid minu käest seda, no seda ma ei oskagi, ma ei ole kusagilt leidnudki, et pikalt lööd ära umbes selle kraadi peal. Sellepärast, et siin ju ka tehased teevad erineva, kui võtta nüüd seda tasapinda ja seda, nad teevad erinevalt. Ja kui ma endale teeks enam-vähem, ma saan väljas näha, kui ma vikati maha toetan. Sa paned maha, ta peab olema... Ta peab ikkagi üles poole näpu olema. Aga kui niimoodi, no on niimoodi jah, ma võtan ta siit vahelt ära. Mul ei ole kiil korraga täielikult kinni mütetud. Ma võtan ära, ma muudan seda kallakut. Niimoodi, et vikati tera tuleb nõksukene üles poole. Kiilu panna ühele poole, teisele poole. Et see ei ole ju üldse probleem. Et see ranne või? See käsi? See koht oli vikati, mitte ei olnud niimoodi. Ja mina olen ka kuulnud seda, et see peab peaaegu paralleelne maaga olema. Et on kõige ergonoomilisem. Ta on natukene üleval pool võib-olla. Mitte päris, aga natukene üleval pool. Äkki see ongi, sinu vanaisa niimoodi niitis, see on järelikult äkki... Aga kui ma selle süsteemis, ma olen vaatan, maha panen ja mõõdan vikati tera, siis ta ei tule mulle põlve alla. No kuidas, see ongi nagu on Eestimaal on väga palju murdeid. Ma arvan ka. Siin ei ole õiget ega valet. No vot, ma ei saa ütelda, et kõik peabki niimoodi olema. Nagu on väike Eestimaa mitu murrest ja niisama on. Aga see nurk, mida ma sulle ütlesin, seda pean ma kõige tähtsamaks, mis nööriga mõõta. Ja siis ma olengi inimestele ütelnud, kes tahab, see ise keerab selle, et peasid naba kõrgusel, ise keerab. Nii, kus tahab, Ma ei oskagi, minu arust sai mul sulle kõik ära see vikati koha peal. Jaa, ma olen siin eile käisin sepa vikateid otsimas ajaloolise säilitamise mõttes ja igalt poolt kuuled neid huvitavaid lugusid ja... Ühte sepa vika, ma otsin grille jälle. Kuule, näe, siin on ühed. Kaovad ära, et mul väimes poiss tõi, mul on talle tegemata, aga mina arvan, et see ei ole, kas ta nüüd on kõige, aga mingid märgid on... See on sepavikat küll. Ei, sepavikat on muidugi, aga kus ta niitma hakkab, ma ei oska ütelda. Vaata ei tea, selles suhtes sepavikat on nagu väljend, aga seppasid oli ju palju. Muidugi. Ja üks tegi paremini, teine tegi... Nagu mul siin üks... Loodan, et sulle video meeldis ja said sellest videost nii mõnegi põneva mõtte ja nipi ja et oli huvitav vaatamine. Ja kui sa soovid Ärni tegemiste kohta rohkem infot saada, siis külasta tema Facebooki lehte Ärni puitkäsitöö ja seal on rohkelt infot tema tegemiste ja toimetamiste kohta. Ja loomulikult, kui sa soovid Vikatikraami kohta
rohkem infot või endale ühte korralikku head viketit või siis vikati või niitmise varustust, siis külasta viketimeister.ee kodulehte või tule siia sammu Viljandisse Vikatimeistri stuudiosse koha peale ja siin on sul võimalik tutvuda, vaadata, katsuda neid samasid ärri tehtud löösid, käepidemeid, panjardeid, näsasid, päkkasid, heal lapsel palju nimesid. Ja siis ka loomulikult muud vikatikraami, mis siin kõik katsumiseks, vaatamiseks väljas on. Nii et mina tänan vaatamast ja siis uute kohtumisteni. Tšau!